pärast teist maailmasõda sai siin siis selles asulas vangilaagrimajandus hoo sisse ja koos vanglatega kosus ka küla, kus siis elama hakkasid sõjaväelased, nende perekonnad põhiliselt. Ja siia oli neid vanglaid hea rajada, kuna oli piiritsooni ja ütleme sellise strateegilise alaga tegemist ikkagi Nõukogude Liidu läänepoolsem selline piir ja 50ndate lõpus rajati siis kunagine Rummuvangla, mis on siis nagu varemetes maha jäetud nüüd. Seal ilusad suured puud kasvavad katusel, riik võttis selle kompleksi üle 2001. aastal. Ja 80ndate keskel rajati siis Ämari vangla, see on siis siit maanteest sinnapoole umbes 700 meetrit. Ja kokku siis siukest 3 suurt vangilaagrit olid siis siin külas. Ja külaelanikud olid suures osas siis nendes vanglates töötavad inimesed. Tegemist on laagertüüpi vanglaga, siis siin nii-öelda selliseid kambri tingimuses viibivaid kinnipeetavaid oli suhteliselt vähe, ehk siis sama maja oli siin siis kambertüüpi ja siis viimane, kus me pärast oma ringkäigu lõpus lähme, et ka see oli kambertüüpi. Ülejäänud olid sellised ühiselamud, kus siis vangid elasid kuskil circa 200 inimese kaupa maja. Selline kahekorda klaas. Suuruseks kokku 52 hektarit ja kujutate ette, et seda aeda, mis oli üle 4 kilomeetri pikk, oli siis nii-öelda relvastatud valvega valvata ja 24/7. Ja täiesti tavaline oli see, et Kõhtul andis alajaam veel elektrit, aga hommikuks oli ta vasest puhtaks varastatud ja enam elektrit ei andnud, et see siin vanglas varastamine, selliste asjade varastamine oli väga tavaline. Ja siin üks kuulu järgi üks vang oli isegi sellist metalli nagu Wolfram kogunud, et seda saab siis teadupärast lambipirnide seest õõgniite kogudes. Kogus ikka sellise päris märkimisväärse koguse kokku neid õõgniite oma pool kilo, et päris palju neid lambipirne läks sinna lampa. Aga lõigati ka puruks täiesti tuttuusi tööpinke, suuri presse ja selliseid asju, et mõtlemata sellele, et see on ikkagi tööriist ja sellega on võimalik tööd teha. Ämari vanglas vangid, kes nagu tegid ämbreid, sinkämbreid, kastekanne, selliseid asju, et need olid küllaltki laialt levinud, küllaltki hästi müüsime omal ajal päris palju ka Soome ja Rootsi. Ja korralikud tellimused olid, vangid tegid tööd ikka 8-10 tundi päeva, see teenisid rohkem kui vangivalvus. Kes selle kõik nüüd niimoodi planeeris või kuidas ta niimoodi välja kujunes, et see kompleks on äärmiselt sobimatu tegelikult ja väga raskesti kasutatav vanglaks, aga näiteks need samad elukorpused siin maantee ääres oli üsna vale valik, et üle selle aia oli väga tihti tehti üleviskeid keelatud esemetega, olid siis selles narkootilised ained, alkohol, mobiiltelefonid, mida iganes. Eks iga kinnipeetav ikkagi valis, kuidas ta kergemini hakkama saab elus, kes hakkas siis kõvasti sporti tegema, kes hakkas kõvasti õppima, vabaduses nad selle asjaga ei tegelenud, kes hakkas siis kirikus käima. Aga siuke esmatarbekaubad ja põhiline artikkel, mis siis osteti, oli siis sigaretid ja tee, kohvi, eriti siis tee oli odavam. Vangid jõid ka sellist kanget teed, mille peale siis plekk kruusi peale pandi pool pakki ja siis see nagu mõjus teatud määral. Karmimalt tegelikult koheldi neid, kes olid siis oma nii-öelda kuriteo toime pannud sellise endast nii-öelda selgelt nõrgema nii-öelda objekti suhtes, et siuksed nagu maniakid, igasugused, kes on laste vastu kätt tõstnud, need tegelikult ei saanud üleüldse sellistes eluosakondades hakkama, need kandsid oma karistuse kambri tingimustes ja peitsid ennast tegelikult karistuse lõppu. Ja esimesel korrusel selles majas on siis kartserikambrid. Kartser oli siis selline distsiplinaarkaristusviis, et ühe korrarikkumise eest või siis vangla direktor määrata kuni 45 ööpäeva kartserit. Et kõik need, kes siin selles majas siis oli, nendel oli värskes õhus võimalik tund aega jalutada selleks ette nähtud kohas.
Tegite kõige põnevam koht, kus tüdrukuid tulevad näha.